anti teada, et osad esinejad on puldiga olnud hädas. Küsisin ennem järgi, mida ma tegema pean. Nüüd tuleb, ennem oli teooria, nüüd tuleb praktika. Õnnestus. Ma pean kohe ütlema, et kui ma Kaiele ütlesin ja, et tulgu ma siia esinema, siis ilmselt ma ei teadnud, millele ma alla kirjutasin või käe andsin. Ja mul on väga, ütleme niimoodi, põlve võdisema panev tunne praegu selle suure saali ees seista. Ja mõtlesin ka tükk aega ja põhjalikult, et no mida me jagame, mida me siin saali peale jagame, et millest ma võiksin rääkida, mis teid ka tegelikult puudutab ja mind ennast ka. Ja siis tuligi selle päris sellise riigivalitsemise ja kaasamine ja ülevalt poolt kellegi kaasa haaramise asemel hoopis sellised mõtted, et see asi, mida meie teiega jagame, on kogukonna tunne. See võib olla imelik, sest mina olen ju üks paljudest linnainimestest lihtsalt Tallinna pealt ja teie olete ju see maasool. Aga mul on tunne, et ükskõik, kas me räägime koos tegemisest ja osalemisest maal, väikelinnas või Tallinnas, et inimestel on igal pool ja ühteviisi selline vajadus esiteks kokku kuuluda, saada seda kuuluvustunnet. Neil ei ole tingimata vajadus ise millegagi tohutult silma paista ja millegagi julge hundi rindel rasvana kohe tegutsema punuda, vaid nad tahavad enda ümber mingit gruppi, nad tahavad toetust ja nad tahavad tunda ka, et nad on mingis piirkonnas omad. Ja sellepärast ma räägin täna natukene asjast, mille nimi on huvikaitse või eestkoste. Ma pigem nimetan seda osaluseks ja pigem nimetan seda osaluseks just altpoolt ülespoole. Ehk mida grupp inimesi, kant inimesi, kogukond võib ise ette võtta ja suuta korda saata selleks, et ajada mingit ühist asja, selleks, et kaitsta sellesama grupi või sellesama kogukonna huve. Ja nagu ma ütlesin, mina olen linnast, sellepärast ma võib-olla toon ka näiteid linnast, puudutan asja, mida ma tean, millega ma olen kokku puutunud võib-olla natukene asumiseltsi kaudu, ehk siis Uue Maailma seltsi kaudu, natukene toetun oma kogemustele Pärnu linnast, kus me korraldame ühte tänavafestivali, ja siis võib-olla toon teieni ka ühe näite hoopis Islandilt ja Reykjaviki linnast. Üks selline põnev tegutsemine, millega ma olen viimasel ajal kursis püsinud ja mille vastu ise huvi tunnen. Aga ma räägiksingi tegelikult mitmest tasandist, kuidas on see osalemine ja mingite asjade ärategemine ja oma huvide kaitsmine siis võimalik ja kus see peaks olema võimalik. Kui ma räägin külast, siis see on selline kõige lähem koht, ükskõik, kas me oleme siis linnas mingis väiksemas kohas, oma naabruskonnas, oma piirkonnas või siis Eestis. Et küla on see kõige lähem meile ja see on siis meie kandi poliitika ja meie kandi tegevused, mida me tahaks mõjutada. Järgmine tasand, kui me Eesti peale mõtleme, on siis see, mis on meie ümber piirid tõmmatud. Ja see on ikkagi see kohalik omavalitsus ja see üksus, mis on siis ütleme selline piirkond või natukene suurem kogukond, kus me peame mõtlema, et kas see kohalik võim on midagi ja keegi, kellega me teeme koostööd ja kuidas, või on siin pigem see, et meil mitmekesi, meil kogukonnana on mingi jõud ja kuidas me seda siis näitame ja kuidas me seda ellu viime. Ja kui me veel läheme edasi ja veel tuleme sealt altpoolt ülespoole, siis on meil võimalik juba oma võimu ja oma jõudu näidata juba palju laiemalt. Ja see on see ikkagi meie kogukond, see riik ja see ühiskond, kus me elame. Ja mõtleme siis mingite näidete varal, mida me saaksime teha, et siis juba selles kandis, terve Eestimaa kandis, oma jõudu näidata, tegutseda ja midagi saavutada. Et kui ma olen siin küsinud, et kes ja kuidas tegutsevad Toompeal ja teise küsimusena, kuhu läheb meie raha,
siis need on ainult mõned näited, mida mina täna puudutan, aga mõtleme teiega koos, mis võiks olla need asjad, kuhu sekkuda, mida mõjutada, kus osaleda riigi tasandil. Seda pilti näitan ma sellepärast, et minu jaoks on osalemine tavalise inimese võim. See on meie endi isiklikult ja ikkagi koos grupi ja kogukonnaga mingisugune jõud, mingisugune mõjutamisvõimalus, mida siis targalt ära kasutada. Teile võib-olla tundub see pilt selline hei hurraa ja natukene protestimeelne. Et mina tahaks öelda, et sellest ei piisa, kui me ainult väljendame oma mõtteid ja teeme seda sellisel ägedal moel. Kui ma mõtlen tagasi meie Eesti aegadele siin lähiajal, siis minule näiteks meeldis ACTA väljaastumine. Sellepärast, et selle protesti taga, kus inimesed tulid vähemalt Tallinnas ja Tartus välja ja oma meelsust näitasid, oli päris suur töö. Et selle käte üles sirutamise ja millegi nõudmise ja millegi vastu meeleavaldamisega käis koos see, et oldi kursis infoga, mida selline rahvusvaheline kokkulepe endast kujutab, kuidas see võib meid mõjutada, kutsuti üles inimesi osalema väga erinevatel viisidel, tule meiega koos internetti, loe need asjad läbi, ole sina ka teadlik, mismoodi meie elu mõjutab, võta oma arvamus, ütle see välja, kirjuta alla petitsioonile, anneta meile raha, me saaksime selle asjaga edasi tegeleda. Ja öeldi ka välja siis MTÜ internetikogukonna poolt, mida nemad ise teevad. Otsisid ühendust juristidega, kes aitasid aru saada sellest keerukast rahvusvahelisest kokkuleppest, otsisid ühendust poliitikute ja ametnikega, kellega läbi rääkida siis oma arvamusi. Et nemad tegelesid väga selgelt ka huvikaitsega, lisaks sellele, et organiseerisid siis kogukonna, seekord internetikogukonna, tulema välja ja oma meelt avaldama. Ja see meele avaldamine ei läinud tühja, vaid see oli tähelepanu tõmbamise viis nendele samadele probleemidele ja ka nendele lahendustele, mis olid juba koos välja töötatud. Nii et sellel juhul, võib-olla te teate ka, läks ju asi hästi. Et saadi väga kindel toetus siis ka lõpuks Eesti parlamendis ja terves Euroopas nii valitsused kui parlamendid tegelikult peatasid selle protsessi. Et hetkel see ACTA kokkulepe kui selline tõmmati joon peale, sellega edasi ei mindud. Sellel huvikaitsel ja sellel ühel ka meie internetikogukonnal ja laiemal internetikogukonnal oli tegelik mõju. See oli nende võim. Kui ma vaatasin Kodukandi kodulehte, Kodukandi veebi ja vaatasin, kus te tegutsete, see on ikkagi, eks ole, see kõige lähem kant, see küla ja see selts ja see piirkond, kus te olete aktiivsed. Ja lugesin sealt välja sellised asjad, millega te tegelete. Üks on osavõtt Teeme ärast ja mul on väga-väga hea meel, et see niimoodi on läinud. Sest ma mäletan seda aega peale 2009. ehk mõtted algusid, kus Teeme ära seltskond kogunes ja mõtles, et päris nii enam edasi ei saa. Ja miks ei saa? Sellepärast, et ei ole mõtet iga aasta, nüüd ja edaspidi, täpselt nende samade eestvedajatega, täpselt selle sama väikse pundiga, võtta enda peale see julgus, et otsustada, mis on vajalik mujal kantides, mis on vajalik üle kogu Eesti, aga eraldi võetuna igas kandis. Esiteks ei ole seda julgust, teiseks ei ole seda jaksu. Iga eestvedaja väsib ja olekski olnud väga veider, kui jääbki kogu aeg mootoriks ja veduriks see üks ja sama suhteliselt kitsas inimeste punt, kes siis üritab kaasa tõmmata kõiki ülejäänusid. See ei oleks toiminud. Ja hea, et tuli mõte, et pöörduda Kodukandi poole ja pöörduda teiste selliste tegijate poole, kes võiksid teada kõige paremini, mis toimub seal kandis, mis toimub külas, mis toimub linnas nendes erinevates asumiseltsides, mis on vajalik ära teha, käed külge panna ja ära teha just seal samas koha peal ja selle kogukonnaga. Ja see on super, et see on niimoodi edasi läinud see mõte,
et ei ole enam ühist prügi koristamist, vaid iga kant, iga küla, iga piirkond otsustab ise, mis on nende jaoks see kõige vajalikum ja võtabki kätte ja teebki ära. Et see on üks väga hea näide sellisest osalemisest, kus võib-olla on tunne, et siin me ju ei vajagi riiki. Tegelikult otseselt ei ole vaja ei kohaliku omavalitsuse üksust siia juurde ega riigi tasandil otsust. Meil ei ole vaja luba, meil ei ole vaja reegleid. Jah, on olemas korraldatud jäätmekäitluse, ma arvan, määrus või mingisugune dokument, aga need kaks asja ei käinud koos. Kogu selle talgupäeva ja prügi koristamisega ja mõtlemisega ei olnud tegelikult vaja otsest seost riigiga, et teha siis huvikaitset, vaid kaitsta enda huve siin koha peal ja võtta asi ette. Miks ma seda räägin, on see, et seesama mõtteviis võiks kanduda edasi üle ka mingitesse teistesse teemadesse, teistesse sfääridesse. Tahaksin kutsuda teid kaasa mõtlema, kuidas seda sama mudelit, seda sama võtame ise ette ja teeme midagi korda, teeme midagi ära. Kuidas seda saaks kasutusele võtta innovaatiliselt, hoopis mingite muude probleemide lahendamisel. Mitte enam prügi, mitte enam ainult, ütleme siis, oma seltsimaja või oma külamaja korda tegemisel, vaid kuskil mujal. Et märksõnad, mida ma olen siia kirjutanud, on pigem see, kuidas see väljaspoolt paistab ja ka meediast. Et see on üks näide, kuidas tegelikult selline, ma ei julge ka öelda lihtne, sest see ei ole olnud lihtne protsess, aga kuidas selline lihtne mõte sellisel viisil teostatuna näitab, milline tegelik power, milline võim on rohujuure tasandil, just nendel samadel kohapealsetel väikestel kogukondadel, kes kuidagi koonduvad ühe asja taha. Et seda rohujuure võimu ja seda ägeda tegija mainet, mis selliste ettevõtmistega kaasneb, see on piisav motivatsioon, mida taga ajada ja mille nimel siis nende asjadega edasi tegutseda, mul tundub. Vaatasin seda, millega te tegelete, mis ongi see, mis on teile kõige rohkem lähedal ja millele te tähelepanu pöörate. Noorte ettevõtlikkus, nende kaasahaaramine, nende toomine külaellu, kogukonna otsustamisse. Kuidas hoida kohalikku toitu, seda väärtustada, kuidas tuua ja säilitada seda pärandkultuuri maal. Need on tegelikult kõik, mulle tundub, samasugused sellised tegijad, kiftid asjad, mida võiks ka mõelda, et kuidas me neid asju saame laiendada või kui soovite siis nagu üle teemade rakendada neid samu ägedat tunnet, et me võtame midagi ette ja midagi ka tegelikult korda teeme. Ja hea meel oli näha, et arvatavasti olete juba hakanud tegutsema selle nimel, et toimuvad koostöös projektid ja ettevõtmised, kus ei ole mitte ainult meie rohujuur, meie kodanikualgatajad, vaid on kaasa tõmmatud ka kohalikud ettevõtjad ja näiteks ka siis avalik sektor. Mulle tundub, et see viimane punkt, mis ma siin näitan, naabrivalve ja päästetegevus, et need võiksid olla ka sellised valdkonnad. Ma ei tea, mul ei ole piisavalt infot, äkki te juba olete selle peale mõelnud või juba tegutsete, aga need on ühed sellised valdkonnad, kus ilmselgelt on kogukonnal oluline roll, et nad püsiksid korras ja et saaks need tegelikult nende teemade, ütleme siis elus hoidmine ja edasiarendamine üldse toimuda. Me teame, et on olemas üleriigiline naabrivalve, aga mitmes kohas on moodustatud ikkagi väikseid kohapealseid üksusi, kes võtabki endale mingeid ülesandeid, ükskõik, kas ta näeb seda siis teenusena kogukonnale või kokkuleppena või lihtsalt algatusena, et tema on selleks veduriks, kes sellel teemal siis enda peale on kohustusi võtnud ja jaksab neid ka hoida. Päästevaldkonnast rääkides, kas te teate, et praegu on Eestis vabatahtlikke päästeseltse juba rohkem kui kutselisi, rohkem kui professionaalseid, neid, mis on riigi poolt kutsutud ja seatud tegutsema. Ja nii see paratamatult läheb, et jällegi kogukonna peale jäävad teatud ülesanded, teatud rollid, mida nad peavad saama korralikult täita, et vastutada selle oma kogukonna ja oma piirkonna turvalisuse või siis näiteks ka tuletõrjumise ja pääste osutamise eest. Et järjest rohkem suunab
nii kohalik omavalitsus kui riik oma vaadet just kogukondade poole, küladesse ja linnadesse ja küsib, kuidas on võimalik neid samu valdkondi lahendada niimoodi, et ei ole kogu aeg riik kohal, ei ole kogu aeg avalik võim kohal. Ja mul on tunne, et siin võiks mõelda sellele, kuidas Kodukandi aktiivne seltskond saab asjadele kaasa aidata, millistel tingimustel, kas on seda soovi, kuidas me saame seda enda jaoks lahendada. Ja külavanema statuudi ma tõin siin ära ka sellepärast, et ma tean, et ka täna tuleb sellel teemal juttu, et võib-olla on üks teemasid, mida rääkida seoses sellega, mis roll on külavanemal kui veduril, kui liidril, kui sellel mootoril, kes saab kaasa haarata teisi, näiteks nende samade elutähtsate valdkondade edasiarendamisel. Miks mitte? Selgeid lahendusi ma ei oska pakkuda, loodan, et mõte liigub sinna suunas. Minnes edasi, kui me räägime juba kohaliku omavalitsuse tasandist ja kuidas on siis selle väikse kogukonna, selle külakogukonna ja selle nõksa kõrgema tasandi suurema kogukonna suhted, siis siin on ka üsna paljusid küsimusi, mis praegu on ühiskonnas lahti ja kus mul on tunne, et seesama rohujuur, kellel on kõige parem info oma kandi vajaduste kohta, oma probleemide kohta, saaks anda sellise kõva ja aktiivse panuse, kuidas neid probleeme lahendada. Ehk siis, kui ma esitan küsimusi, kuhu jäävad alles koolid ja kuhu tõmmatakse piirid, siis mul on vähemalt selline tunne, et neid samu piire saavad ületada ja ühiselt kõige kasulikumad otsuseid saavadki teha just kogukonnad, kes ei pea vaatama mitte ainult enda kingadest ja mitte ainult enda huvide kaitsel, vaid vaadata ka seda, kuidas toimivad head mudelid ja kuidas saada lahendused, mis on kasulikud mitmele kogukonnale, üle piiride ja üle erinevate piirkondade. Kui ma ütlen teenused, avalikud teenused, siis on jällegi selge, et ei riik ega kohalik omavalitsus ei suuda enam pakkuda piisaval hulgal ja võib-olla ka piisava kvaliteediga avalikke teenuseid. Jälle mõtlemise koht, mis on kogukondade roll, kui palju me suudame enda peale võtta, kas me tahame seda teha ja millistel tingimustel me saaksime näiteks korraldada eakate abistamist, näiteks organiseerida mingilgi määral kohalikku logistikat ehk transporti, näiteks nende samade laste kuskile natukene eemale kooli viimisega, mida me saame teha noorte heaks, kas noorsootöö võiks olla teenus, mida me saame teha meie kandi näiteks narkoennetuses. Kõik need on sellised võib-olla keerulised ja valusad, aga lahendamist vajavad küsimused, kus mul jällegi on tunne, et sellel kohalikul kogukonnal võiks olla mingisugune oma roll kaasa rääkida, kuidas neid asju lahendada. Alati ei pea kõigile ütlema jah. Just selle sama Uue Maailma Seltsi näitel äsja kuulsin, et ka nende poole pöördub juba Tallinna linnavalitsus ootusega ja võib-olla isegi eeldusega, et nad võtaksid enda peale rohkem kohustusi, kui nad kanda suudavad. Et hakkaksidki osutama neid teenuseid, mille peale nad ise ei ole üldse mõelnud ja mida nad ei ole enda jaoks näiteks oma arengukavas või oma visioonis kavandanud. Sel juhul tuleb vastuseks ei. Aga mõelda nende asjade peale, milleks me oleme suutelised, just seda sama kohalikku kogukonda kaasates ja kasutades, ma arvan, maksab. 3. punkt, mis meie rahakotis toimub, ehk siis mida me saame selle sama maksude eest, mida me siis riigile anname ja mida riik sealt edasi jagab, sealhulgas ka kohalikele omavalitsustele. Ka siin ei ole ju kõik asjad tasakaalus ja balansis. Ka siin on võimalus kogukonnal võib-olla kaasa rääkida ja kui te ei ole veel leidnud üles sellist veebilehte nagu riigipilv.ee, siis ma julgustan teid seda lahti võtma, sest seal on 226 kohaliku omavalitsuse rahalised andmed mustvalgel kõik kirjas. Nendega on võimalik mängida, neid on võimalik ise arvutada, nendesse on võimalik sisse kaevata, et küsida, kus on meie valla panused, kus on meie linna
eelarvelised otsused, millised nad on ja kas me saame jällegi ise selles kaasa rääkida, kas me saame anda oma nõu kogukonnana, külana, asumiseltsina, kuidas neid rahalisi otsuseid saab mõistlikumalt teha. Üks selline viis, mis maailmas on juba õige mitmes linnas ja õige mitmes piirkonnas kasutusel, on kaasav eelarve. Ja see ei tähendagi tegelikult mitte midagi muud, kus inimesed, kohalik kogukond, kodanikud, ühendused kutsutakse kaasa tegema otsuseid, kujundama otsuseid selle suhtes, kuhu pannakse näiteks kohaliku omavalitsuse raha. See ei pruugi olla terve eelarve ulatuses, see võib olla näiteks ühe valdkonna, näiteks mingite avalike teenuste ulatuses, aga selgelt antakse vastutus kogukonnale, tulla välja selliste ettepanekutega, mida on võimalik ka rahaliselt toetada ja mis lähevadki tegelikult töösse. Ja siin ma tahan rääkida Islandist. Reykjaviki linn ei ole ka üldse suur linn, kui kogu Islandi peale on 322 000 inimest, siis Reykjavikis on neid veel nõksa vähem, täiesti Eestiga võrreldav. Ja seal on välja töötatud üks selline lahendus, kasutatakse hästi palju ka veebi, sest islandlased on täpselt nagu eestlasedki tohutud virtuaalsete kogukondade fännid. Ja tuligi välja selline lahendus, mille pakkusid välja tavalised inimesed, Gunnar ja Robert. Ehk siis nemad tulid välja sellise portaaliga, kus kõik Reykjaviki inimesed saavad teha oma ettepanekuid just oma piirkonna suhtes, oma linna mingisuguse kandi suhtes. Selgelt sõnastatud ettepanekuid, mis siis läbi vaieldakse, nii seal internetis, kui siis ka nendes kantides koha peal. Ja teate mis? Nad ei jää sinna internetti, vaid on saavutatud kokkuleppe selle sama Reykjaviki linnavalitsusega, täitsa tavalised inimesed on seal nemadki, kes võtavad parimad nendest ettepanekutest oma istungil arutamiseks. Parimad selguvad sel viisil, et jällegi see sama kogukond hääletab ja nii-öelda upitab neid üles, mida nemad toetavad. Nii et kuskil 10 000 inimest on selles portaalis mingi 1,5 aasta jooksul juba osalenud ja 16 ettepanekut on juba jõudnud Reykjaviki linnavalitsusele istungitele ja seal nendele ettepanekutele otsustatakse ka raha anda. Nii et kui see on selline ettepanek, võtame midagi ette, lähme teeme ära, siis saadakse selle jaoks ka avalikku raha kasutada. Tundub selline lihtne mudel, mingid kutid tulid ideega välja, rääkisid linnavalitsusega läbi, nüüd on asi töös. Täitsa võimalik ka meil ja mujal kasutada. See hea mudel. Ja viimase punktina ma ei saa üle sellisest asjast, mis on nagu siis poliitiline osalus. Ehk siis võib-olla millest me oleme harjunud rääkima, kui me mõtleme võimu ja inimeste suhtest. Ei ole väga kaugel see aeg, kui tulevad kohaliku omavalitsuse valimised. Ja mina kutsun teid üles mõtlema, mis saab olla selles kogukonna roll. Mis saab olla selles inimeste roll peale selle, et nad kas lähevad ise kandideerima ja tahavad saada valituks või siis lähevad ise hääletama, et kedagi teha valituks. On muid variante, on ka teisi variante. Kogukonnal ja inimestel võib olla see roll, et ta hoiab silma peal sellel protsessil. Keda esitatakse kandidaadiks, kuidas see käib, kui läbipaistvalt need kampaania tegevused toimuvad. Ega ei kasutata avalikku raha selle jaoks, et ühte poliitilist vaadet promoda ja edasi lükata. Kas kandidaadid lubavad mõistlikke asju ja loomulikult, kas nad pärast neid ka täidavad? Kas nad ütlevad meile midagi, mis on reaalselt teostatav või me peame pärast nentima, või juba praegu nentima eelmiste valimiste kohta, et ei läinud loosi, ei läinud läbi, ei hakanud juhtuma. Kas me saame neile juba ette nõu anda selles osas, mida nad meile lubavad? Kõik sellised rollid võiksid olla ju kogukonna peal, et aidata ka nendel, kes kandideerivad paremini oma nii-öelda programme, oma platvormi ette valmistada ja siis kogukond ka jälgib oma terase, ausa ja kriitilise pilguga, kas nii ka läheb, kas nii ka päriselt toimuma hakkab. Riigi juurde
juurde minnes. Nüüd oleme jälle üks nõks kõrgemal ja võib-olla ka kaugemal sellest, mis seal toimub selles riigi tasandil. Aga kui me korra mõtleme, mis meid selle kohaliku kogukonna, kohalike inimestega, mis meid tegelikult huvitab selles, mis seal kuskil üleval toimub, valitsuses või parlamendis, siis ehk me leiame ka midagi sellist, milles me tegelikult saame ja tahame ja oleme motiveeritud kaasa rääkima. Alati ei pea need olema mingid konkreetsed arengukavad või prioriteedid või mingid eesmärgisätted, aga see võib olla ka igapäevane minu poolest poliitiline kultuur ja see, kuidas valitsemine toimib. Ja siin ma saan rääkida 2 algatusest, milles ma olen ka ise osaline olnud. Et kui ma kõigepealt vaatan seda, kuhu läheb meie raha, siis rääkisin teile juba riigipilv.ee nimelisest portaalist, kus on võimalik näha, kuhu läheb meie raha kohalikes omavalitsustes. Ma olen ise aidanud lükata ühte sellist lihtsat veebipilti, mille nimi on meieraha.eu ja kus me üritame näidata meie kõigi ühist riigieelarvet lihtsal viisil, kust tulevad sissetulekud ehk meie maksud ja kuhu lähevad kulud ehk mille peale riik kulutab, mille jaoks ta seda raha, mis meie käest tuleb, siis paigutab, nii et me saaksime tervishoiu, hariduse, kaitseväe ja kõik need ülejäänud muud asjad, mida me riigi käest ootame. Kui me saame selle endale selgemaks, siis on jälle me oleme paremini kursis ja me saame tegelikult üles leida need kohad, kus kaasa rääkida, kus oma arvamusi pakkuda, kus oma huve kaitsta, nii et saaks parema eelarve ja parema rahalise pildi kogu riigi peale kokku. Teine asi, kuidas lubadusi täidetakse, on jällegi netti kasutades, aga mitte internet ei ole oluline, vaid tegevus. Tegime lahti ühe sellise veebi, mille nimi on valvurid.ee ja kus me võtsime tükkideks terve valitsuse tegevusprogrammi ehk need samad lubadused, mille koalitsioonipartnerid olid meile välja käinud enne valimisi. Nüüd on selles 539 tegevust, mis on 18 erinevas eluvaldkonnas ja kus grupp või kui soovite kogukond, valitsemise jälgijaid ehk valvureid vaatab järjepidevalt, mis toimub meie igapäevase riigi valitsemisega, kuidas need meile antud lubadused tegelikult ellu rakendavad. Ja mul on hea meel öelda, et ka Kodukant on siin osaline ja annab oma pilgu ja oma arvamused selles osas, mis toimub maaelu ja regionaalpoliitikaga. Need ei pea olema ainsad, aga jällegi ma loodan, et te nii täna kui edaspidi räägite sellest, et mis meid puudutab, mis meid sellel riigi tasandil nii huvitab, et me võtamegi kätte ja paneme oma mõtted kokku ja esitame need sinna üles. Sest muul viisil, kui suheldes ja oma arvamusi vahetades, ei ole ju võimalik midagi edasi lükata, kui kumbki pool ei tea, mis teine mõtleb. Viimase punktina tahaksin sellele ka veel hoogu sisse anda, et on ka veel teisi tasandeid. Ja lisaks sellele, et Eesti riigi tasandil on oluline mingites asjades oma seisukohti väljendada, seda julgelt teha, on meil ju veel üks tasand ja see on Euroopa Liit, kus siis Eesti omakorda läheb kaitsma oma seisukohti. Kuidas neid seisukohti moodustatakse? No aga ka siin on vaja ju piirkonna ja kandi ja kogukonna vajadusi arvestada. Näiteks sellises protsessis, mis praegu toimub ja on kõva hooga juba käimas ja mis on siis uue perioodi ehk alates 2014. aasta struktuurivahendite suurte rahade ettevalmistamise protsess. Seal on juba selgunud mingid prioriteedid, mingid valdkonnad, mida kindlasti arendatakse ja mille suhtes tegelikult on ootused, et need on need, mis kogu ühiskonnas elu edasi viivad. Kas, kuivõrd ja millisel moel on siis nendes esmaolulistes valdkondades arvestatud kantide ja piirkondade ja regioonide huvidega? Hetkel ma ei tea. Mul on tunne, et siin tasub võtta endale selline julgem positsioon ja minna ja uurida, kuidas nendes suurte rahade paigutamises on arvestatud erinevate kogukondade ja piirkondade vajadusega.
see on selge, et kõik ei saa võita, aga mis on need valikud ja mis on need fookused, kus mina, meie kogukond, meie selts saame oma arvamust väljendada. Ja siis tahan veel rääkida sellest, mis on viimasel ajal olnud minu enda huviorbiidis. Nimelt, kui me midagi välja mõtleme, kui me hakkame kuhugi suunas minema, kui me oleme leidnud need valikud ja fookused, mis on meie jaoks olulised, kus me tahame kaasa rääkida, osaleda ja anda oma panuse kas või näiteks avalike teenuste näol, siis on oluline, et me teame ka miks ja kuhu me tahame välja jõuda. Ja sellepärast ma räägin selle tegevuse mõju hindamisest. Kui ma loen Kodukandi lehel olevast strateegiast, et on selline plaan, kuhu me tahame jõuda, et liikumine Kodukant on arvestatav, hinnatud koostööpartner otsustajate jaoks, Kodukanti on aktiivselt kaasatud nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu tasandil, siis see on väga hea visioon, see on väga hea mõte, kuhu jõuda. Peaksime olema selgemad selles, kuidas täpselt, milliste tegevustega täpselt. Ehk siis kuidas ja kellega koos me sinnapoole liigume. Mitte ainult Kodukandiga koos, vaid ka teiste partneritega koos. Ja kuidas me saame aru, et me oleme siis selles õnnestunud. Ehk milliste näitajatega, milliste mõõdikutega, mille kaudu me võime kunagi öelda, et me oleme nende asjadele lähemale jõudnud ja me oleme olnud see aktiivselt kaasatud partner nii Eestis kui Euroopa Liidus. Ja lõpetuseks tahan öelda, et minu meelest on olemas kahte sorti võimu. Üks on see, millega me oleme tavaliselt harjunud. See on see, mida me käime valimas. Nii eeloleval sügisel kohaliku demokraatia mõttes, kui siis ka iga 4 aasta tagant sinna üles. Aga on ka teist sorti võimu. Ja see teine võim ongi seesama kogukonna jõud. See on siin, see on horisontaalne ja see seisneb tegelikult inimese suutlikkuses kedagi teist kaasa haarata, teda motiveerida, neid eest vedada ja mitte ära väsida ka siis, kui tuleb mingeid tagasilangusi, vaid anda siis edasi järgmistele, kes võiksid nende asjadega tegeleda, nii et see oleks püsiv. Näiteks seesama Teeme ära näide. Ja igal juhul tasub endale selgeks teha ka oma jõupiirid. Ehk kuidas ja kuhu tasub panustada, kui palju me jaksame. Ja kui need asjad on selged ja need valikud on tehtud, kuidas oma jõudu targasti kasutada, siis ma usun, et siis me näeme ka tegelikult neid käegakatsutavaid tulemusi ja me adume, et sellel oma huvide eest seismisel on mõju. Aitäh!